No tervist siis kõikidele vaatajatele. Täna oleme me sellisesse kohta jõudnud nagu Lohusuu. See on nüüd 10. reisipäev. Et viimati käisime Rannapungerjal, aga nüüd siis jah, Lohusuus. Ja me jalutasin väga palju ringi, sellepärast et ma pean 12.15 olema bussijaamas. Seega siuke kiire ülevaade lihtsalt. Et vot selline siis näeb välja Lohusuu. Et Lohusuu on tuntud kirikute poolest, et väga palju ma ei oskagi kaasa siin rääkida, onju. Aga jah, kirikute poolest peamiselt tuntud. Hästi palju erinevaid kirikuid. Ja ma käisin vahepeal ka siin metsas, eks ole. Ja kui te küsite, et mida ma siin ähin ja puhin, siis teate, ma olen sellises veidras situatsioonis praegu. Ma pean mingi ja ega siin tore ei ole, onju. Siin on hästi palju mingit puidujama, millest ma pean kuidagi üle saama. Aga nüüd on meie eesmärk jõuda Lohusuu bussipeatusesse ja sealt tuleb järgmine klipp. Ma loodan, et ma siit mingit puuke ei saa, sest see on väga tõenäoline. Aga nüüd me vist jõudsime siit välja omadega. Tänane eesmärk on siis jah, Lohusuus ringi käia ja natukene seda kohta avastada, et ega ma olen siin esimest korda üldse elus. Ma olen läbi siit küll sõitnud mitmeid kordi, aga nagu käinud ei ole kunagi. Nii et jah, vaatame, mida Lohusuul pakkuda on. Kindlasti midagi põnevat me näeme. Aga tundub, et siin on vist mingi laevapark või? Kell on pool üks ja siuke mõnus tuul on. Nii et väga hea päev reisimiseks. Igatahes Lohusuus oleme ja oleme siis jõudnud siia laevaparki. Et siin on, nagu näete, hästi palju laevasid näha. Kuskil siin kaugel on ka kirik. Ma loodan, et paistab. Ja nii ongi, et siuke mõnus koht. Ja kuna mul on 3 tundi aega, siis kindlasti midagi huvitavat me näeme veel. Nüüd me liigume siis siia Lohusuu metsa juurde. Tegelikult ma ei taha siia metsa sisse minna, sest siin võivad olla igasugused ussid ja sisalikud ja ma ei tea, nastikud, rästikud, kõik säärased. Nii, jalutasin siin edasi veidi ja jõudsin siis Storioja kioski juurde. Et siin on kämpinguplats ja kiosk. Siin on päris normaalne tuul muidu. Aga ma loodan, et see audio ei ole väga screwed up. Et ikkagi on mind kuulda. Et ja, siin on siis see kämpinguplats. Ma ei tea, kas siia tohib tulla üldse. Võib-olla siin ei tohi olla, võib-olla siin peab maksma. Kes teab. Aga selline ta siis välja näeb. Nii, ma jalutasin siin veidi edasi, onju. Läksin lihtsalt edasi kogu aeg. Ja jõudsin välja omadega sellisesse randa siis, üks miniranda, onju. Et siin on näha seda, eks ole, seda kuradi Peipsi järve, onju. Ja tõesti, väga kena koht. Et jaa, siin on kindlasti väga mõnus siuke väike piknik maha pidada. Et väga looduskaunis koht. Tõesti vaadake, milline imeline vaade. Igatahes, me ei jää siia randa küll kauaks, aga natuke aega ma siin siis einestan ja siis liigun edasi. Nii, siin on siis kaader sellest minirannast, onju. Vaat, selline ta siis on, see Lohusuu minirand. Oleme nüüd suunaga Lohusuu keskuse poole minemas. Et nüüd näeme ära ilusti ka selle poe ja kirikud. Nii et saab olema põnev. Et põhimõtteliselt
jõudsin omadega sellisesse kohta siis, kus enam edasi kõndida ei saanudki. Ja keerasin siis siia tänavasse. Nii et peagi me peaksime nägema siis Lohusu poodi. Et saab olema huvitav. Nii olen jõudnud Lohusu poe juurde. Mul on 1% akut järgi. Seega pean selle siin laadima panema selle telefoni. Aga jah, Lohusu pood nagu pood ikka. Ja käime siis poest läbi ja võtame üht-teist huvitavat siis kaasa. Nii, oleme tagasi siis Lohusu kaupluse juures. Et siin vahepeal siis sai väike lõuna tehtud. Sai natukene keha kinnitatud. Ja nüüd siis liikume suunaga Lohusu kooli poole. Aga ega meil väga palju midagi siin enam avastada polegi. Et arvatavasti varsti saame kõik need olulisemad kohad käidud. Igatahes, siin on siis näha vist veekogu. Ja võt, siin kohas saigi siis keha kinnitatud. Sellises toredas kohas. Nii, sai veidi kõnnitud siis. Ja me jõudsime nüüd sellise sillani, et siit sillast läheb jällegi tee edasi. Aga me näeme ära siin selle Lohusu jõe siis, mis on väga huvitav. On ju. Nii et kohe siis näitan teile ka. Tõesti väga kena vaade. Avaneb siit sillalt. Et siuke mõnus kevadine vibe. Sai siin veidi kõnnitud ja meid ootab ees suur sõidutee. Ja selline ilus looduskaunis koht. Võt. Aga nüüd võtame jällegi suuna silla poole. Nii, oleme jõudnud siis sellisesse kohta. Siin on näha, et siin on mingi ladu või prügimägi või ma ei tea, mis siin on. Ja tassid otsa suumib hästi sisse. Nii, ja siis näha mingi kola on siin. Võt. Et ma siin kõndisin lihtsalt edasi kogu aeg ja siis tee sai otsa, tuli sõidutee ja enam ei saanud edasi mindud, siis keerasin kõrvale ja jõudsin sellisesse tänavasse siis välja. Ma ei tea tõesti, kuhu see tänav viib, et kui see on jällegi siuke teetend, siis arvatavasti ma pean otsa tagasi pöörama ja ikkagi kuidagi leidma selle õige suuna. Nii, kõndisime siis edasi ja nüüd jõudsime sellisesse kohta, kus on näha hästi palju prügi on ja siin on siis kirjas tuletõrje veevõtu koht. Ahah, selge. Et siis kui peaks olema tulekahju, siis siit saab võtta vett ja tõenäoliselt nii on. Igatahes liigume edasi. Jällegi, kui midagi huvitavat peale jääb, siis on põnev, on tore. Ja nii, siit siis selline ilus kaader Lohusu jõest. Ja ega meil siin midagi muud ei olegi, kui liigume edasi. Nii, siin on näha siis Avijõge. Ja. Nii, ja siis reisi lõpetuseks me oleme jõudnud siis sellisesse kohta, kus me näeme ära Vene õigeusu kiriku, mis asub Lohusuul. Mul on 5 minutit bussini, aga me näeme ära Vene õigeusu kiriku. Selline ta siis on. Ja tõesti lähemale ei hakka minema, sest läheb väga kiireks ja ma väga tahan kuju saada. Selline see Lohusu on. Oli väga huvitav, väga tore. Kindlasti ei kahetse ja soovitan kõigil teistel ka vähemalt korra Lohusus ära käia. Et oli tore, oli meeldiv ja näeme veel. Tšau!